Seesama hetk, kus me nüüd praegu oleme, kus oled nii sina ja kus olen ka mina. Enne seda hetke on meil olnud väga erinevad teekonnad, väga erinevad valikud, väga erinevad otsused, aga millegipärast me oleme nüüd täpselt ühel ajal siinsamas hetkes. Meenuta korra midagi head, mis sul naeratuse näole toob. See on kindlasti väga hea tunne, eks ole. Ja seda võiks tegelikult ju kogu aeg endaga kaasas kanda. Aga millegipärast mul on nagu endal selline tunne, et midagi on nagu veel. Selline tunne, et lisaks kõigele sellele heale kannan ma kaasas ka halba. Kõiki neid ebaõnnestumisi, pettumusi, valu, kurbust ja üldse selliseid mälestusi, mille peale tekib sees selline vastik tunne, selline nagu tõmbab kokku või keerab tunne tekib. Ja miks ma ei võiks sellel halval lihtsalt minna lasta? Miks ma nagu teda kogu aeg kaasas kannan? Et kas seal on päriselt mingisugune väärtus peidus, et ma seda endaga kaasas kannan? Aga aus vastus on see, et ma ei tea. Ma lihtsalt kannan seda kaasas. Vahepeal ma tegelikult tahaks ja soovin teha nii, et ma saaks osad mälestused lihtsalt ära kustutada. Täpselt nii, nagu ma võtan telefonis galerii lahti, ma kustutan mõne pildi ära, ma kustutan mõne video ära. Ja vahet ei ole, ükskõik millise faili tegelikult. Ja seda enam ei ole. Päris elus ma kahjuks niimoodi ei saa teha. Ja ma pean ikka endale aeg-ajalt meelde tuletama, et ei, Silver, ei. Minevik on minevik. Ma ei saa seda muuta. Isegi kui ma seda väga tahaks teha. Ja mul jääb ainult üle see, et ma pean meeles seda, et vahet ei ole tegelikult, mis on juhtunud. Mul on alati teine võimalus või siis see uus võimalus olemas, kui ma olen nõus enda ebaõnnestumisest tegema järeldused, sellest õppima ja viima vastavalt sellele uuele tarkusele sisse ka muudatused, et ma edaspidi rohkem nii ei teeks või teeksin võimalikult vähe. See on nagu minu mõte siin. Ja kindlasti on ka sul mõni selline mälestus, mis sul hinge närib. Ja siin ongi hea meeles pidada seda, et isegi siis, kui sul praegu on näiteks kõik halvasti, see läheb mööda, see ei jää kestma. Või kui sul kõik on praegu ülihästi, täpselt samamoodi, see läheb mööda, see ei jää kestma. Meil on need hetked, need kestavad teatud aja, aga nad alati lähevad mööda, sõltumata sellest, kas see on hea või see on halb. Täpselt samamoodi see, kes me oleme praegu, nii sina kui ka mina, et 2 aasta pärast või võib-olla ei ole need inimesed. Ja samamoodi need, kes me olime 3 või 4 aastat tagasi, need ei ole need inimesed, kes me oleme praegu, sest aeg on edasi läinud. Meil on erinevad kogemused olnud vahepeal. Me oleme ise arenenud, juurde õppinud, avastanud ja meie väärtused ja põhimõtted on võib-olla muutunud. Võib-olla ei ole ka, aga siiski, me ei ole need samad inimesed, kes me olime varem ja kindlasti me praegu oleme hoopis teised inimesed, kui me oleme tulevikus. Nii et kõik, mis on juhtunud, seda ei saa võttagi nii, et nüüd ainult hakkabki nii olema või ma jäängi ainult selliseks. Sest mitte miski pole jääv. Ja me peame olema lihtsalt nõus, et õppida, et areneda ja seda võib-olla isegi elu lõpuni. Sest on edasi vihiv jõud. Ja siin võikski näiteks kokku leppida,
et kui meil tulevikus näiteks peaks tekkima selline hetk, kus me tunneme ennast nukralt teatud asja pärast, mis juhtus minevikus, siis anname iseendale andeks ja proovime uuesti ja veelgi paremini. Tšau kõigile, kogemusnõustaja Silver siin.